Saate toob teieni Tervisekassa. Tere tulemast tagasi kuulama seksuaaltervise ABC podcasti. Tänases saates räägime teemast, mis on seksuaaltervise juures väga oluline, aga millest võib olla ikkagi veel liiga vähe räägitakse, ja see on vaimne tervis. Kui räägitakse seksuaaltervisest, mõeldakse sageli tihti kehale, rasestumisvastastele vahenditele, suguhaigustele, menstruatsioonile, valule või siis millel iganes veel, aga seksuaaltervis ei ole ainult keha, ei ole ainult ravimid või siis hoopis näiteks libestid või kondoomid. See on seotud ka sellega, kuidas me end tunneme, kui turvaliselt me ennast oma kehas ja suhetes kogeme, milline meie stressitase, enesehinnang, kehakuvand ja vaimne tervis. Täna räägimegi sellest, kuidas vaimne tervis mõjutab seksuaalsust, seksuaaltervist ja ka sellest, kuidas seksuaalsusega seotud raskused võivad omakorda mõjutada vaimset tervist. Selleks on meil täna külas psühholoog, nõustaja Liis Veski. Tere! Tere! Alustame hästi sellise laia küsimusega, et kui suur osa seksuaaltervisest on tegelikult üldse seotud vaimse tervisega? Niisugune korralik pähkel kohe algusesse. No tegelikult on ju see väga lihtne vastus, et nii vaimne tervis kui seksuaalsus käivad läbi sama närvisüsteemi. Nii et nad on väga seotud oma vahel. Väga lihtne, nad on samas süsteemis, nii et muidugi nad mõjutavad üksteist. Mis on nagu need esimesed kohad, kus see seos tavaliselt võib-olla inimese jaoks või siis kas siis psühholoogi või nõustaja või ka professionaali poolt nagu vaadates, et kus need seosed kõige rohkem võib-olla välja tulevad? Oskad sa seda öelda? Seosed vaimse tervise ja seksuaaltervise vahelt, et mingil määral tulevad välja tegelikult igal pool. Aga ütleme, et kõige klassikalisemalt me näeme seda, kui inimene tuleb ja ta tunneb, et ta ei ole rahul oma seksuaaleluga. Ja siis me kaardistame ja saame aru, et võib-olla seal on mingid vaimse tervise probleemid all, mis seda mõjutavad. Kas inimesed üldse nagu saavad ise ka aru, et kui nad juba näiteks tulevad psühholoogi juurde, et siis nad saavad aru, et asi ei ole seotud seksiga kui sellisega, vaid ikkagi on vaimse tervisega mingisugune teema? No mõned saavad, mõned ei saa. Et näeb ikka ka seda, et mõni tuleb ja ta kohe väga selgelt oskab öelda, et tala on depressioon, on ärevus, on stress, näeb, et see pingeline periood elus mõjutab, näeb, et ravimid mõjutavad, aga sageli pigem ikkagi me näeme, et inimene tuleb, ütleb konkreetselt, et mul on seksuaalsusega, seksiga probleem ja siis, kui me hakkame seda vaatama, siis me tegelikult saame aru, et seal all on võib-olla hoopis suhteprobleem, on vaimse tervise probleem, on üldelukvaliteedi probleem ja see lihtsalt nii-öelda hakkab väljenduma ka seal seksuaalelus. Just siin ma tahtsingi tegelikult ka jõuda nüüd, et kui inimene ütlebki, et jah, et tema vaimne tervis mõjutab tema seksuaalsust või siis sina psühholoogilena ütled, et see vaimne tervis mõjutab seksuaalsust, siis kuidas see nagu väljendub, et mis see nagu päriselt tähendab? Sa tõid nagu mingisugused näiteid, aga nüüd võime ka laiemalt seda teemat võtta. Laiemalt või konkreetsemalt? Või konkreetsemalt. Väga-väga erinevalt mõjutab. Et ütleme, klassikaline, mida sellise teema puhul ette kujutatakse, on see, et on stressi palju, ärevust palju, depressioon ja seksuaalelu kvaliteet langeb või seksuaalkäitumine, iha langeb, huvi langeb, funktsioneerimine langeb. Et see on see klassikaline, mida me näeme ja ette kujutame, aga teistpidi on ka samuti, mida me näeme, stress tõuseb ja inimene hakkab hoopis veel rohkem seksuaalset tungi kogema. Et me näeme ka niipidi. Või siis on, ütleme, enesehinnangu teemade puhul näiteks võime näha, et inimene hakkab võib-olla riskantsemalt seksuaalelu elama sellega, et ta üritab võib-olla täita seda enesearmastuse, oma väärtuse vajadust läbi seksuaalsuse ja seksuaalkogemuste. Ja seal siis võib tulla sellist võib-olla alati mitte kõige meeldivamaid seksuaalkogemusi. Kui palju võib see ka väljenduda näiteks selles, et inimene nagu lähedust nii-öelda väldib ja et see nagu läheduse vajadus justkui kaob näiteks ära või ta tunneb, et ta nagu ei taha seda enam? Jaa, seda näeb ka ja see on jälle väga erinevatel viisidel näeme seda. Et me võime seda üldiselt näha, et
ütleme näiteks inimene on väga stressis, ta elu on muresid täis, iga päev kohustused, mõtleb juba homsetele kohustustele, pea on pulki täis, õhtul lähed partneriga voodisse, partner pakub, et okei, äkki teeme midagi, ja sa oled nagu ei, ära katsu mind, ma ei suuda mõelda, mul on homsed mured. Seda näeme ja teistpidi jälle võib näha näiteks inimesel stress tõuseb, pinge tõuseb, pea on pulki täis, ja mis võib seal tekkida, on see, et tekib hoopis suurem tung just masturbeerida, aga mitte olla partneriga lähedane. Ehk siis seal see nii-öelda masturbeerimine võib just anda seda pinget ja leevendust ja kergendust abi stressiga toime tulemiseks, aga väheneb see soov ja võib-olla ressurss või energia partneriga olla lähedane. Et siin on need nii-öelda teised erinevad teed, mis pidime või mis me ootame selle seksuaalse kogemusega. Kas siin võib ka nagu seda täheldada, et inimene nagu füüsiliselt on kohal, aga vaimselt mitte, et see on... Jaa, absoluutselt võime ka seda näha, et siin tõesti neid erinevaid variante on mustmiljon, mida võib näha, et füüsiliselt kohal, no üldiselt füüsiliselt kohal oleme ma alati, raske on. Võib-olla sotsiaalmeedia kaudu me oleme vaimselt kohal, aga mitte füüsiliselt. Aga jah, ütleme vaimselt kohal, võib-olla mis see võib tähendada, siis inimese jaoks on see, et ta ei ole selles seksuaalses kogemuses sees, vaid ütleme näiteks ärevuse väljendumisel, et ta on pigem oma peas, ta on selles soorituse fookuses, et kas ma näen piisavalt hea välja, kas see on piisavalt hea, kas mul tuleb piisavalt hästi välja, versus see, et me oleme lihtsalt kogeme seda, et me ei ole nii väga oma peas, vaid et me oleme ka nii-öelda täis keha ja vaimuga, me oleme seal lihtsalt kogemuses. Kui palju noored inimesed üleüldiselt kipuvad neid mõjusid nagu valesti tõlgendama, et mõtlevadki, et minuga on nagu midagi valesti, et nüüd olengi katki ja nüüd ongi kuidagi, et asi ongi kuidagi minus ja mitte isegi selles, et on kuskil stressi mingisugune foon või midagi sarnast, vaid just see, et mina olen nüüd katki, et ma näiteks ei taha seksida või siis tahan masturbeerida nüüd rohkem, et ta ei mõelda sellistele nii-öelda nendele baaspõhjustele, vaid lihtsalt võetakse selline hinnang endale. Seda näeb väga palju. Mitte isegi ainult noorte puhul, aga keskendudes noortele me näeme seda tõesti väga-väga palju, kuna üldjoontes me tuleme maailmast ühiskonnast, kus seksist ei räägita ja seksuaalkogemusest. Ja see tähendab seda, et kus me selle info saame, et mis on okei, mis ei ole, kus on probleem, kus ei ole. Me saame nii vähe seda infot ja seksuaalsus on miski, mida me ikka, see tuleb meie seest, tulevad tungid, tulevad soovid meie seest ja siis me kõrvutame seda selle infoga, mis me oleme saanud kuskilt ja kui seal natukenegi ei kattu seda, siis sageli esimene järeldus on see, et see probleem on minus. Mitte selles, et äkki vaataks natukene, äkki mõtleks natukene, et huvitav, mina kogen nii, maailm ütleb teisiti. Et see hirm seksuaalsuse ja eriti just oma seksuaalsetest kogemustest rääkimise ees on ikka päris suur. Ja üldiselt öeldakse, et mida kauem me oma nii-öelda kogemuste ja mõtete ja võib-olla ka tekkiva häbiga üksi jääme, seda rohkem me saame kuidagi seda kinnitust endale, et ongi minus. Et see ongi ainult minu kogemus ja see näitab, et mina olen kas ebatavaline üksik või mul on mingi viga. Sotsiaalmeedia juurde me kindlasti täna ka korra läheme, aga siit ma nagu, kas ma saan õigesti aru, et tegelikult võibki olla täiesti see, et inimene tunneb, et ühiskonnas on, võtame näiteks noore naise, et tema roll on olla ka siis seksuaalelus selline, a la X, aga kuna tema on Y, siis tema arvab, et tema vaimse tervisega on probleem, aga tegelikult ei ole asi mitte vaimses tervises, vaid lihtsalt selles nii-öelda ühiskonna hinnangus asjale ja tegelikult inimene on terve ja siis lihtsalt psühholoog peab tegelema siis sellega, et ütleme inimesele, et tegelikult sa oled normaalne, sa oled terve ja see ongi normaalne, kuidas sa seda koged. Just täpselt. Nii enamasti ongi, et suur osa seksuaalnõustamisest on info andmine ja harimine ja lihtsalt inimesele kinnitamine, et sa oled täiesti normaalne.
see, et sa ei ole kuulnud sellest, ei tähenda seda, et see ei oleks normaalne. Inimesed lihtsalt ei räägi oma seksuaalsusest. Kui me varsti kohe läheme näiteks ühe suure teema juurde, milleks on stress, ärevus ja seksuaalsus, siis enne seda ma küsin sinu käest seda ka, et kas on mingisuguseid selliseid seksuaaltervisega seotud probleeme, mis just siis vaimset tervist mõjutavad, et muidu me räägime ikkagi sellest, kuidas vaimne tervis mõjutab seksuaaltervist, aga vastupidi, et tõenäoliselt ma võin siin juba potentsiaalselt pakkuda, et menstruatsiooniga seotud näiteks tujude kõikumised või meeleolu muutused täpsemalt siis, et kui palju on sarnaseid asju veel näiteks? Absoluutselt, nagu ma alguses ütlesin, see on samas närvisüsteemis, nii et nad mõjutavad üksteist igatepidi kumba kana või muna küsimusega, me ei oska selle alati öelda seda. Aga jaa, seksuaaltervis võib absoluutselt mõjutada ka vaimset tervist. Kõige lihtsamalt alustame väga negatiivsed ja ebameeldivad seksuaalkogemused. Võibki tulla trauma, PTSD, ärevus, ebakindlus ja nii edasi. Jah, lihtsalt sellised, et võib-olla ei tulnud tõesti kõige paremini, võib-olla ei olnud lihtsalt kõige edukam või selles mõttes ootustele vastav seksuaalkogemus, siis võib tulla jälle siis enese kahtlemist, jõuame ärevuseni välja. Bioloogiliselt tõesti menstruatsioon mõjutab seal igasugused sellised keha hormonaalsed muutused võivad, ütleme, kas nad nüüd otseselt mõjutavad vaimset tervist, nad mõjutavad meie kogemust ja taju iseendast ja maailmast ja kui me seal jääme väga lukku mingitesse kindlatesse arusaamistesse, siis see mingi rigiidse uskumuse rumineerimine võib aja jooksul mõjutada vaimset tervist. Aga mis on oluline ka välja tuua, seksuaalkogemus võib mõjutada ka positiivset vaimset tervist, see ei ole ainult negatiivne, et positiivsed, meeldivad, naudingut pakkuvad seksuaalkogemused võivad väga head mõju avaldada ka vaimsele tervisele. Lähme nüüd just sinna teisele poole, kus me räägime just sellest nagu negatiivsest poolest ja kohe sinu käest tahakski küsida võib-olla täitsa seksuaaltervise välise küsimuse, et hästi palju räägitakse täna sellest, et noorte ärevuse tase, stress ja üldse kogu see vaimse tervise kriis ikkagi noorte osas, kui palju sina oma töös igapäevaselt nagu näed seda, et sellel ongi päris tagajärjed, et see ei ole mingisugune mull, millest keegi kuskil räägib, et näed, et noortel on raske ja noortel on nii ja naa ja teiselt poolt on siis need vanemad, kes ütlevad, et jumal küll, et teie elu siin on ju meie lakkumine võrreldes sellega, mis meil oli. Et kui palju sa tegelikult nagu neid probleeme näed ja tunnetad? Jaa, muidugi näen. Vahepeal on päris keeruline sellistele küsimustele vastata niimoodi, et kui palju ma näen, sest ega ma ei näe enamasti häid lugusid, minu juurde tulevadki probleemidega inimesed. Aga jaa, seda näeb, et noorte stressitase, midagi uuringud näitavad, on varasemate põlvkondade samaealiste kogemusega märkimisväärselt kõrgem. Ja sellest me näeme ka, mida uuringud põnevalt näitavad, et praegused noored on kõige lihtsamalt öeldes, nad seksivad palju vähem kui varasemad põlvkonnad samas eas. Ja seal on hüpotiseeritud, et see tuleb sellest, et praegune põlvkond on nii ärev. Neil on seda pinget rohkem, kohustust rohkem, stressi rohkem. Näeme, et noored ei iseseisvu, nii vara nagu varasemad põlvkonnad, et kõik sellised, vanemate juurest väljakolimised lükkuvad järjest rohkem edasi. Et siin neid pikaajalisi mõjusid, ma mõned aastad veel töötaks ja siis ma ütleks, mis need pikaajalised mõjud täpselt on, aga näha on, et sellist kurnatust on vähe, just kurnatust on väga palju ja siis on juba üldiselt väga raske igasuguste kohustustega toime tulla, ootused on väga kõrged, nõudmised on väga kõrged, et selleks, et midagi saavutada, sa pead hästi kõrge tulemuse saavutama ja ütleme, võib-olla mida kohati näha on see, et tähendus iseendale ja tähendus oma elule kohati kuidagi noortel raskem leida.
See on huvitav, kas see ei ole nagu kokkulepitud küsimus nüüd, aga võib-olla lihtsalt sinna arutelu koht, et kas siin nagu üldse sa näed, et teie nagu psühholoogidena ju tegelete nii-öelda tagajärgedega, aga just see, et see ühiskond või mingisugused need nõudmised tegelikult, mis ka ju üks asi on see, et noored ise endale panevad need, aga need ju kuskilt tulevad, et kas me saame nagu midagi selle jaoks teha, ka mitte ainult seda, et meil oleks psühholooge rohkem, et inimesed saaksid vaimse tervise nagu tuge rohkem, et kas on mingisuguseid asju, mis sa näed ka täitsa nagu lihtsalt inimesena, et mida me nagu peaksime tegema, ma panen su praegu niisuguse keerulisse olukorda, aga lihtsalt, et kas, ma ei tea, kas sa isiklikult näed midagi, et mida me saaksime lihtsalt täna teha, et olukord nagu paremaks muutuks? Lihtsalt teha, ei no lihtsalt pole kindlasti midagi teha. Ühiskond on raske muuta ja need on pikad protsessid, me ei saa kahjuks muuta seda, mis on maailm. Et see on selline, nagu ta on. Et võib-olla selline tõesti proovida leida see endale oluline tähendus elus ja siin võtta natukene vähemaks seda, et see peab olema midagi suurt ja võimsat ja suur maailma muutev asi või sageli keskenduda väiksematele asjadele, millele me saame anda tähendust, mis iseendale on tõesti väärtuslik. Võib-olla see võib kergendada, näiteks selline võib-olla kui vaatame ka sotsiaalmeedia ajastust tulnud inimesi, siis võrdlemine, mul peab olema midagi, mida postitada, kui unustada see ära ja võtta ja keskenduda lihtsalt väikestele asjadele ja neid nautides, võib-olla see võiks aidata. Aga tead, see on tõesti keeruline küsimus. Lähme võib-olla siis natuke kergema juurde. Kuidas stress, millest me siin oleme ka rääkinud, kõige sagedamini inimese seksuaalsust mõjutab, et kuidas see nagu väljendub kas üldse saab öelda, et on mingid väga konkreetsed asjad, kuidas see väljendub, et top 3 asja ja siis vähem levinud asjad? Äkki siis saame öelda. Et eks see klassikaline, mida me näeme stressi puhul, on see, et kõrge stressiga keha läheb sinna ellujäämisrežiimile ja sellega seksuaalsus läheb prioriteetides allapoole. Ja kui meil on kõrge stress, ütleme, noorte vaates siis kooli sessiperiood, siis see lihtsalt ei jää seda ruumi, võib-olla ja ajaliselt ruumi ei jää ka lihtsalt nagu kogemusena ja kognitiivselt seda ruumi, et lubada ja lasta sellel seksuaalsusel tekkida. Ja pea on lihtsalt pulki täis nii palju, et sa juba muretsed oma mitte enam sellepärast, et mis täna kõik sai tehtud, see on homse mured, ülehomse mured ja juba 6 aja pärast mured. Et see on nagu peamine, mis me näeme. Ja sarnaselt teine seksuaalkäitumise puhul ongi see, et just tõuseb seksuaalkäitumine. Et see on ka samuti, mida me stressi puhul näeme, aga mille puhul inimesed siis tunnevad ka häiritust, sest nad kardavad, et neil on nüüd midagi viga, neil on selline kompulsiivne seksuaalkäitumine arenemas, et nad tahavad liiga palju ja siin on probleemid, aga võib-olla see on lihtsalt inimesele toimetuleku viis stressiga ja see ei ole midagi püsivat ja häirivat. Ehk siis, kui me räägime sellest, et stressirohkel ajal näiteks on inimesel vähem huvi seksi vastu, siis see ei ole nagu tingimata märk sellest, et suhtes nüüd otseselt midagi valesti oleks, vaid lihtsalt asi ongi selles hetke, kas siis perioodis või üldises selles stressis? Jaa, just täpselt, et seal me ei saa ka seal väita, et jah, et on suhtega probleem või et on, me ei saa ka otseselt öelda, et on eluga probleem, et su elu on liiga stressirohke või et sul on vaimse tervisega probleem. Vahepeal elu on stressirohke, et seda juhtub, et on mingid olukorrad, kus stress tõuseb kõrgemale. Ütleme, hästi klassikaline, mida me näeme, on siis, kui see nüüd ei ole noorte fookuses otseselt, aga et kui saadakse vanemateks, saadakse lapsed, täielik ellujäämisrežiim. Vanemad üritavad ellu jääda, üritavad last elus hoida. Seal on paljudel raske
leida seda ruumi seksuaalsusele ja see on täiesti normaalne, me ei saa öelda siis, et ei, sa peaksid suutma seal stressirohkes olukorras olla ja veel olla seksuaalne. Ei, see on okei. Ja seal suhte fookuses hästi oluline on kohati rääkida oma partneriga ja öelda, et tead, mul ongi praegu selline periood, see ei tähenda midagi, et ma ei armastaks sind, ei hooliks sinust või sa ei oleks mulle seksuaalne, lihtsalt minu elus on praegu see aeg, kus ma tunnen, et ma ei saa või mul ei teki seda ruumi seksuaalsuse jaoks. Vahepeal selline kinnitamine oma partnerile võib väga-väga palju aidata. Kui mõlemad partnerikad nagu tunnetavad seda, nad saavad sellest aru, et ongi, nagu sa ütlesid, ellujäämiskursus tegelikult, ka noored lapsevanemad, me räägime ju meie seksuaaltervis.ee mõttes kuni 26, nad võivad olla seal 23-sed lapsed saada või lapse saada, et aga kas siis ja kui mõlemad tunnetavad, see stress on, see nagu segab, aga tegelikult on nagu ühtpidi jälle see mõtlemine, et see soov justkui on, aga see stress on jälle nagu võtab selle üle, et kas on ka mingid lahendusi või mis siis on, et kas siis prioritiseerida või teha kuskilt mingit aega või mis sul need nõustaja mõttes soovitused võiksid olla, et mida siin teha, et last ju ära ei anna. No mitte pikaks ajaks, aga seda, et küsida abi. Päris palju näeb praegusel ajal seda, et lapsevanemad tunnevad, et nad peavad üksi ära kasvatama. Nad peavad üksi hakkama saama ja ainult kahekesi. Mis on ju tore ütlus on see, et küla kasvatab last. Just. Et meil on vaja seda tugivõrgustikku ja me ei tegelikult ma olen hakanud viimasel ajal mõtlema, et kas see tegelikult on üldse tehtav niimoodi kahekesi päriselt ära kasvatada. Vaadates aastakümneid sadu on olnud kogukond, kasvatavad tädid ja õed ja kõik selline, kogu perekond kasvatab last. Ja praegu me oleme maailmas, kus eeldatakse, et ise pead hakkama saama, siis sa pead tööle ka veel minema. Et kas see üldse tegelikult tehtav on? Ma ei tea, ma ei oska sellele vastata, ma lihtsalt vahepeal mõtlen. Aga tõesti seal soovitustena anda lapshoidu, võtta üksteisele tõesti see aeg, et olla koos. Samuti, mida soovitatakse, on see, et see koos olemine ei peaks olema see, et see peab olema midagi suurt ja võimsat ja ma ei tea, teatris käik ja kohting. See, et nendel hetkedel, kus stress on ikkagi nii kõrgel, et meil ei jää seda ruumi, siis seal pigem võtta need väikesed hetked, mis on lihtsalt sügavalt lähedased, kas või see, et minna süüa koos üks jäätis, vahepeal ei ole rohkemaks aega. Ja see võib ka juba luua seda seotust. Ja anda aega endale. Seal ei ole mitte midagi valesti, kui ei ole selleks seksuaalsuseks aega või seda iha ei teki. See tuleb üldiselt ühel hetkel tagasi, aga see ei ole kuidagi vale, kui nii-öelda väikese lapse kõrvalt seda iha lihtsalt ei teki. Läheme edasi stressi juurest ärevuse juurde. Kas ma panen nüüd pange, kui ma ütlen, et 2 täitsa erinevat asja oma olemuselt või nad on ikkagi sarnased? No, võid julgelt kohe öelda, et täitsa jama jutt. No, neid on raske kohati eristada, eks nad oma olemused on erinevad, aga ütleme nii, jällegi, nad on samas kehas, samas kogemuses, samas närvisüsteemis, et mingil määral on nad omavahel ikka seotud. Kas nad mõjutavad, kas see ärevus kuidagi teistmoodi ka meie seksuaalsust, seksuaalelu, seksuaaltervist mõjutab võrreldes stressiga? No ärevus üldiselt sellega pigem kaasneb selline nii-öelda võib-olla sooritusele fokusseerimine, see, kuidas see välja tuleb. Et kui ütleme, stress pigem ei jäta seda üldse ruumigi seksuaalsusele, siis ärevus võib-olla paneb meid natukene liiga palju mõtlema seksuaalsusele, kuidas see välja tuleb, kuidas ma välja näen, et me võib-olla nii-öelda seksuaalsuseks leiame ruumi, võib-olla isegi ärevusest, et partner ära läheb või et ma ei ole
piisavalt hea partnerile või ma ei tea, et ma ei täida partneri soove ära, siis me isegi võib-olla võimendub või suureneb seksuaalkäitumine suhtes. Et see nii-öelda avaldumist võib näha jah, natukene erinevalt küll. Kui levinud see on näiteks, et inimene just hakkab ennast nagu justkui kõrvalt vaatama, et tekib see just see sooritusärevus, et hakkab kõrvalt jälgima ennast, et noh, ma ei tea, kas ma nüüd siit õige või kas ma tegin seda nüüd hästi, kas ma need expectation või need nagu, noh, kuidas ma ütlen, endale pandud tõenäoliselt iseenda poolt, mitte partneri poolt, kuigi tõesti tavaliselt nagu, noh, võib ka partneri poolt olla mingisuguseid selliseid nagu ootusi, eriti kui need ka siis verbaliseeritakse, aga just kui see, et noh, ma eeldan, et partner tahab midagi ja umbes, et kas ma olen nagu piisavalt nüüd hea ja siis see ärevus seal nagu tekib, et kui tihti seda nagu ette tuleb? Oi, need numbrite küsimused. Ai, ma ei mõtle isegi nagu numbrit, et anna mulle protsent, aga üleüldiselt, et kas see on... Seda Esineb ja ei ole midagi selles mõttes üllatavat, et... Ei, see on selles mõttes tõesti, et sageli see on üks peamiseid asju, mis välja joonistub. Siis me peame ka aru saama seda, et ega need erinevad probleemid sul võib olla samal ajal, tuleb inimene stressi, ärevuse ja depressiooniga ja siis noh, nad kõik mõjutavad. Ja siis on veel mingid suhteprobleemid ja kehakuvandi probleemid. Väga raske on neid täielikult ära eristada. Et jaa, ärevust seksuaaltegevuse eest näeb päris palju. Depressioonis sa siin juba tõid välja ka tänase saate juures väga pikalt selle juures ei peatu, aga kas see on siis, kui me räägime nagu stressist, ärevusest, siis võib öelda, et depressioon on siis juba see nii-öelda kolmas kõige võib-olla keerulisem või raskem seksuaalsusele oma mõjuga või tegelikult ei ole? Ta tundub, et kui me räägime nagu ärevusest, stressist, need tunduvad nagu sellised, noh, kõigil on stressi, noh, väike ärevus, aga siis, kui keegi ütleb depressioon, siis noh, inimesed tihtipeale see kuvand on seal selline, et nüüd on nagu kõik läbi, kõik on väga halvasti, et see on nagu, nüüd on probleem, et kas see on ka, kas see on üldse nagu mõistlik niimoodi mõelda, et kas see ongi selline nagu vale arusaam ja et kuidas siis ka see depressioon võib mõjutada seksuaaltervist? Jaa, väga huvitav arusaam. Põnevad natukene ärevust, aga palju depressiooni. Kõik on niimoodi, et meil on kohati näeme natukene ärevust, näeme väga palju ärevust ja siis me näeme võib-olla siis nii-öelda natukene depressiooni ja me näeme väga rasket depressiooni. Et see kõik on erinevate astmete peal ja ma ei saaks öelda, et üks häire või häiritus on teisest kuidagi raskem, et siin on tõesti nii individuaalne ja siin see avaldumine on nii suures variatsioonis, et seda on nii keeruline niimoodi öelda, et mis on kõige raskem. Et võib olla keegi, kes tuleb eriti veel seksuaaltervise vaatest, et sul võib tulla keegi, kes tuleb raske depressiooniga ja samas tema võib-olla seksuaalelu on talle täiesti piisavalt rahulolu pakkuv ja võib-olla isegi tema depressiooni toetav. Ja siis mõni teine depressiooniga, kelle puhul on tõesti see, et seda motivatsiooni ei ole, jaksu ei ole, ei tunne, et ta väärib üldse seksuaalsust või teda üldse, et ta oleks väärtuslik partnerile ja nii edasi. Ja siis mõni teine, kellel on ärevusega sarnaselt, et siin ei ole võimalik niimoodi päris öelda, et üks on raskem kui teine. Iga juhtum on erinev. Iga inimene on erinev. Ehk siis siin ka ilmselt soovitus siis ka kuulajatele, et kui see mure on, siis ei pea mõtlema selle peale, et kas see on võrreldes kellegi teisega või mingi skaala peal justkui on nüüd olulisem või mitte, et igal inimesel ikkagi oma tunne, mis ta sees on, see on juba piisav siis nii-öelda põhjus, miks abi küsida. Absoluutselt, et alati võib tulla ja küsida, selleks me oleme, et aidata aru saada, inimestest ei pea olema ise psühholoog, ei pea ennast ise ette ära diagnoosima ja kohe aru saama, mis tema mured on, et me hea meelega aitame ja mõtleme kaasa.
Läheme siit edasi enesehinnangu ja keha kuvandi juurde. Kui palju ja mismoodi see inimese seksuaaltervist mõjutab või siis ka suunab näiteks? See mõjutab ka väga palju. Et sageli selles mõttes põhimõtteliselt alati, kui me kaasame taju, on ka ikkagi kehaosa, siis olenemata, mis vormis seksuaaltegevust tehakse, seksuaalsust kogetakse kehas. Ja see, milline meie suhtumine kehaga hakkab määrama väga tugevalt ka seda kogemust, kogemuse lubamist, naudingut, nii et suhe oma kehaga on väga olulisel kohal naudingu seksuaaltervise juures. Kas see tähendab siis seda, et ka inimene keskendub rohkem siis sellele, et milline ta välja näeb või on versus see, et mida ta tunneb? Ja, ütleme, seda näebki väga sageli, et me peame aru saama, et me räägime nüüd küll niimoodi, et seksuaaltegevus on ju väga suures variatsioonis. Aga ütleme, füüsiliselt koos oldud seksuaaltegevus, mille juures me ka võib-olla näitame oma kehaosi, mida me võib-olla ei ole kunagi kellegile teisele näidanud. Seal on väga palju hirmu, sest see on nii privaatne osa inimesest ja meil on nii suur hirm sageli, et mis siis, kui see ei meeldi talle, sellele teisele inimesele, kes minuga koos on või ta annab mingeid hinnanguid, et seal on juba nii-öelda nende privaatsete kehaosadega nii palju sellist hirmu ja ärevust. Ja üldjoontes ka, kui me näeme, et inimene väljendab, et tal ei ole oma kehaga hea suhe, siis ta tõesti hakkab võib-olla seksuaalse kogemuse ajal rohkem fokusseerima sellele, et milline ma välja näen, mida minust arvatakse, versus jällegi see, et ma lihtsalt olen kohal, ma naudin, ma lähen ka nii-öelda konsensuslikult, siis ma lähen kaasa sellega, mida me siin teeme. Et seal on väga, väga suur roll. Meil alles hiljuti oli üks episood rindadest, hästi siuke nagu lihtne võib-olla näide siis või küsimus ka selle näite põhjal, et kui inimene tunneb, et tema rinnad tema jaoks on kuidagi imelikult teistsugused, ei ole endaga rahul, siis tal tekib see nüüd enesehinnangu ja kehakuvandi probleem, mis omakorda siis tekitab ärevust. Ehk siis me võime siit rääkida, et tegelikult see sama nii-öelda enesehinnang tekitab seda sama, millest me saate alguses rääkisime. Jah, et see nii-öelda väljendumine võib olla tõesti, võib jõuda ärevuseni, et see igatepidi jällegi kõik on omavahel seotud ja eks seal nii-öelda räägime siin kehakuvandist, aga kui me räägime ka üldiselt enese armastamisest, enese väärtustamisest, siis jälle see nii-öelda seksuaalkäitumise avaldumine võib olla nii erinev, et võibki olla tõesti see, et ma ei julge ennast näidata, ma ei julge tegelikult lasta kellelgi puudutada ennast, tahan, et kõik oleks varjatud, kõik oleks minu kontrolli all, millega jällegi sellise seksuaalnaudingu teke on keerukas ja teistpidi ka, kui inimesel on madal eneseväärtus, siis jälle seal võib tekkida hoopis niipidi, et väga raske on ei öelda, piire seada, et pigem kuna see vajadus läbi seksuaalkäitumise saada seda mingit väärtuse või armastuse tunnet on nii suur, siis võib tekkida hoopis teistpidi selline ennast kahjustavad kogemused, et me ei julge lihtsalt öelda või me ei tunne, et me võime öelda ei. Mõni hetk tagasi sa rääkisid sellest, et kuidas me ei räägi seksist võib-olla nagu nii palju, nii avatult, teistpidi me räägime täna ikkagi sotsiaalmeediast, kui suur mõju on sellel meie vaimsele tervisele, seksuaaltervisele, siis ühtpidi me nagu näeme, et tegelikult seda suhtlust, mitte isegi ainult suhtlust, aga seda infot tuleb sealt muidugi väga palju ja tegelikult see sama seksualiseerimine, mida me sealt näeme ja sellise omaga kogemuste nagu faktide pähe esitamine, see ju teistpidi mõjutab nüüd ju halvasti ka
inimeste siis oma kehast arusaamist, oled sa nõus ja kuidas sa üldse näed, et kuidas sotsiaalmeedia seda kehakuvandit ja tegelikult enesearmastust mõjutab? No sotsiaalmeedias tõesti me näeme seda, et seal on valitud, filtreeritud, poseeritud pildid, millega esiteks juba jääb päris ekslik arusaam või nägemus kehast. Lisades juurde, et sotsiaalmeedia meediumina ei halda ära väga hästi suuri, komplekseid ja keerukaid teemasid. Sotsiaalmeedias on selline lühike, lihtne sõnum, ehk siis sealt tulevad sellised lihtsad narratiivid. Ma ise teen ka natukene sotsiaalmeediat ja tead, milline väljakutse on suurt seksuaalset, lähme lühemaks, väikest seksuaalset nüanssi proovida 3 pildi peale mahutada. See on täiesti peavalu, et need seksuaalsused, kogemused ja teemad on reaalsuses ju nii laiad ja komplekssed, et siin on ka siis, ütleme väga konkreetsed lihtsad küsimused, mul ei ole lihtsaid vastuseid anda, kõik ongi väga seinast seina. Ehk siis sotsiaalmeedia teel inimene võib saada sellised väga selged, lühikesed narratiivid, aga see ei kata ära täielikku kogemust ja täielikku variatsiooni, mis on seksuaalkogemusest, elukogemusest. Ja inimene sageli ei mahutu nendesse narratiividesse. Et võib-olla natukene kattub, aga siis jääb ikkagi midagi endas, mis sinna ei mahutu. Ja siis koheselt tekib juba pigem see ärevus ja hirm, et see tähendab, et mina olen imelik, mina olen ebatavaline, minus on midagi valesti. Versus see, et seal tuleks seda narratiivi, et see killuke mulle sarnane ja see killuke, millest nemad ei räägi, see teeb mu eriliseks. See on veel minu mingi selline eriline ja tore osa. Et kahjuks väga kergelt lähme sinna pigem häbisse ja hirmu, et midagi on valesti. Ehk siis siit ka võib-olla väike soovitus kuulajatele, et kui te kedagi jälgite, siis ärge jälgige ainult ühte suunamudjat, kes seksuaaltervisest või seksuaalsusest räägib, et mida rohkem seda rohkem te erinevaid killukesi saate, sest kui on lihtsalt mingisugune mõjuisik, kellel on väga selgelt oma agenda, siis sealt võivadki need narratiivid ja tegelikult ühel hetkel ka sellised uskumused sellele samale inimesele endale külge jääda. Jaa, absoluutselt, et natukene laiemalt vaadata, rohkem uurida võib-olla mingite teemade kohta, mis koheselt äkki ei kõneta iseennast või ei käi isegi enda kohta, et natukene rohkem oleks alati hea. Ja eks arvestada ka seda, et sotsiaalmeedia on müük, see on algoritmi põhjal äri, see ei proovigi pakkuda tervikvaadet, vaid see proovib pakkuda seda, et sa püsiksid vaatamas seda täpselt, et sa sealt kanalist ära ei läheks ja siis ta annab sulle täpselt sellise hästi hea algoritmiga täpselt seda, mida sa enne vaatasid natuke rohkem. Ehk siis seal võimendub kohati selline ühe narratiivi esitamine või ühe ettekujutuse pakkumine. Et see ka absoluutselt ei toeta seda, et aru saada sellisest toredast komplekssest asjast nagu elu. Läheme edasi siit ühe väga olulise asja juurde, mis mitte ainult seksuaaltervise mõttes, vaid üleüldiselt meie elus on oluline ja see on turvatunne. Kui me räägime seksuaaltervisest, kuidas sina ütleksid või lahti seletaksid, et mida see turvatunne nagu vaimse tervise ja seksuaaltervise võtmes nagu tähendada võiks või mis teeb üldse seksuaalses mõttes suhtes sellise nagu turvalise suhte või turvalise tunde? Kui me nüüd võtame fookuseks selle suhte, et inimene on suhtes, siis esimene oluline on see, et kas me saame ilma karistamata väljendada oma piire, oma soove. Et me ei saaks sealt tõrjumist, hinnanguid, süüdistusi, et kas meil on seal see austav suhe, austav suhtlus, et me saame öelda ei, me saame jagada, mis meile võib-olla meeldiks ilma, et me survestaks või tunneks, et meid survestatakse või ilma kriitikata, et
Tihtipeale mõeldakse, et turvaline suhe on see, kus ei ole vägivald, aga see on ka hästi selline nagu lai mõiste, et siis ma hakkasin praegu just mõtlema, et kas see on ka tegelikult viitab ebaturvalisusele näiteks, kui inimene tunneb, et tal on justkui kohustus midagi teha. Et kui me räägimegi näiteks sellest samast ärevusest, stressist, ei ole endal seda tunnet, aga et selleks, et nüüd partnerit kuidagi enda küljes hoida, siis ma ikkagi olen nõus seksima näiteks ja mis iganes siis tehakse, kuigi partner seda ei nõua, aga et ma tunnen ikkagi, et ma pean selles suhtes nii käituma. Et Jaa, siin võib ju näha, et see nüüd, kuidas me nüüd sõnastame, et kas ta on mitte tervislik suhe või mitte turvaline suhe, aga tõesti, kui on suhe, kus me teeme midagi, mida me tegelikult ei taha teha, siis see on koht, mida kindlasti vaadelda, et mis seal toimub. Ja siin läheb ka keeruliseks, see ei ole jälle mustvalge, et kui ma vahepeal teen midagi, mida ma võib-olla otseselt ei taha, aga seal on see soov, et ma soovin partnerile pakkuda midagi, ma tõesti südames soovin, et seal ei ole see hirm, või kohustuse tunne, et ma pean tegema seda, muidu ta läheb ära, vaid ma olen nagu, et ma võib-olla täna otseselt ei taha nii väga midagi teha, aga ma soovin olla ikkagi võib-olla lähedane oma partneriga, siis seal jälle tuleb seda nüanssi juurde, et mis siin täpsemalt toimub. Aga tõesti, kui me üritame hästi lihtsalt selgitada, siis jah, selline üldine, et me saame väljendada, kui me midagi ei taha, me saame jagada, kui me midagi tahame, on päris head märksõnad. Enne sa ka rääkisid tegelikult piiridest, piirid võivad erinevates olukordades nihkuda, me võime ise neid nihutada, aga kuidas üldse õppida neid oma piire märkama ja mõelda, et mis on need minu piirid, see on ilmselt küsimus, kui me kõik seda teaksime 100%, siis me kõik oleksime terved, aga et kas on mingisugused häid nippe või lihtsalt mingid ideid või kuidas nagu aru saada üldse sellest, mis on need minu piirid ja kuidas neid üldse kehtestada ja nii edasi? Jah, vaat siin on 2 erinevat suurt teemat, üks on see oma piiride mõistmine, teine on kehtestamine. Kehtestamist oskaks ma palju paremini, seal on isegi igast lausevalemid, kuidas sa koostad seda lauset, aga enda piiride märkamine, vaat seal on kuidagi nii huvitavalt negatiivne konnotatsioon juures. Reaalsuses ma näen, et oma piiride avastamine ja märkamine on nii ilus kogemus elust, sest me ei sünni siia ilma niimoodi, et mul on oma pakett piire olemas ja nüüd ma pean need lihtsalt avastama ja on selge ja siis ma saan rahus edasi elada. Et ei ole, piirid on selline võib-olla osa sellest, et me oleme kontaktis iseendaga, me oleme kohal iseendaga ja selle maailmaga ja me suhestume sellega ja siis me saame sealt sellist ju tagasisidet oma sisemise kogemuse pealt, et okei, oli selline olukord, kuidas ma tundsin ennast? Tekkisid mingid tunded. Ma saan mõtestada neid, mis seal juhtus minuga. Kas ma tahaks seda uuesti kogeda või ma ei tahaks seda uuesti kogeda. Vahepeal me saame kohe hetkes aru, et mulle ei meeldi see, ma ei tunne ennast hästi, selge siit kuskilt läheb minu piir. Kas me oskame kohe väga hästi ära sõnastada, mis see oli ja ilusasse lausesse panna? Ei, ilmselt ei oska. See on okei, aga märgata oma sisekogemust. Võib-olla see on päris oluline, et kuulata oma seda sisemist kompassi, mis minust tekib. Ja sellega ise suhestuda ja arutada iseendaga, et mis siin toimub, mis see on, mis mulle ei meeldi või mida kas me peame isegi jõudma sinna, miks? Võib-olla me natukene liiga palju lähme sinna, et me peame kogu ära aru saama, miks mulle ei meeldi. Kui mulle ei meeldi. Ja sealt edasi on juba tõesti see, et kui me juba saame aru, et midagi ei meeldi, siis väljendada seda ja jagada oma partnerile, oma inimestele, kellega me koos oleme. Sest seal üks asi küll piiride
seadmise juures, mida sageli aetakse segi või natuke saadakse valesti aru, on see, et tegelikult inimesed tahavad piire kuulda. Sest teate, kui hirmus on saada hiljem teada, et sa oled kellegi piire ületanud. See kogemus on ääretult lööv ja lööb inimesi ka kriisidi. Et reaalsuses me näeme seda, et inimesed kardavad piire väljendada, sest nad kardavad, et seal tuleb konflikt ja tuleb selline tugev reaktsioon vastu ja võib-olla isegi mingeid emotsioone ikka tuleb. Aga reaalsuses inimesed tõesti pigem tahavad kuulda neid piire, sest siis nad teavad, kus on tore ja ohutu nii-öelda orienteeruda ja koos toimetada. See on hästi hea kokkuvõte siia sellesse plokki just, et kui sul on mingisugused kindlad nii-öelda piirid, siis jaga neid ja tõesti nii saab ka konflikte vältida ja tõenäoliselt vähendada siis seda, et tekiks halb kogemus. Halvast kogemusest jõuamegi tähendab, jah, sul on veel, tahad lisada midagi siia? Jaa, just. Üks klassikaline ka meeldetuletus, me ei loe üksteise mõtteid. Peaks nagu rääkima. Jaa, just täpselt. Me jääme nii kergelt sinna, et ma eeldan, et mu partner saab minust aru ja ta teab ja tajub mind ja siis, kui ta ei saanud minust aru appi, ta ei hooli minust, ta ei armasta mind, ta on probleemne partner. Reaalsuses, mis tõesti jääb puud, on see, et me lihtsalt tõesti räägiks baasasjadest. Nagu tõesti läheks täiesti nagu baasi. Kui me arvame, et meie partner teab seda, küsi üle, räägi igaks juhuks üle. Seal ei ole mitte midagi hullu, kui ta ütleb, et ma tean seda juba. Super, kindel. Aga kui sealt joonistub välja, et tema tegelikult ei teadnud seda, siis see võib päris palju asju ära lahendada. Aga siin on võib-olla selline väikese häbitunne ka, et kuidas ma nüüd küsin, et sellist asja või ütlen sellist asja. Et aga siis me läheme vist juba nüüd sammu tagasi sellest seksuaalsusest ja räägime sellest lihtsalt suhte nagu põhivundamendist juba, et kas meil on selliseid asju, mille osas me peaksime häbi tundma. Absoluutselt, siis me lähme juba tõesti sinna, et kui turvaliselt ma ennast oma partneriga tunnen ja ka kui turvaliselt ma tunnen ennast ise endaga. Et me sageli paneme fookust hästi palju sellele, et ma pean usaldama oma partnerid, ma pean arendama oma usaldust oma partneriga. Sama oluline on arendada ju usaldust ise endaga, et seal tõesti võib ju ka juhtuda seda, et partner reageerib sellisel viisil, mis mingi negatiivne tagajärg võib-olla isegi mingil viisil tuleb. Kas ma usaldan ennast piisavalt, et mina jään ellu? Et see negatiivne tagasiside partnerilt ei löö minu väärtust pikali, ei murra mu maailma tükkideks, vaid ma suudan edasi elada. Me oleme juba liiga keeruliseks. Aga jah, üldjoontes see läheb sinna, et turvalises suhtes võiks saada rääkida ja see on okei, kui kohe ei saa. See ongi suhte arendamine, et me katsetame, me võib-olla häälestame partnerit ette, et tead, mul on midagi, mis ma tahaks rääkida ja ma väga-väga kardan seda rääkida, ma kardan, mul on piinlik ja raske ja häbi, kas sa palun oleksid nii-öelda häälestatud ette selleks, et palun ära reageeri tugevalt. Me võime oma partnerile ka ette anda natukene selliseid suuniseid. See ei pea olema selline ootamatu põmaki ja vaatame, kuidas ta reageerib. Võib-olla ta reageerib millegi muu pealt, oma enda mingi stressi pealt, aga kui me saame juba ette häälestada, see võib juba aidata ka päris palju, et see jagamine tuleb kergem. Ja mõnikord on üldse nii, et inimese enda jaoks tundub see väga suur ja keeruline asi, aga partner ütleb selle peale, et kõik on fine. Polegi nagu probleemi, aga see on jälle see sama, millest me ka rääkisime, et igal inimesel on oma tunne ja eks ta selle pealt peabki oma asju tegema. Halvast kogemusest ka veel, kuidas varasemad, kas siis ebameeldivad või haiget teinud kogemused võivad mõjutada inimeste seksuaaltervist või seksuaalkäitumist hiljem. Et ka hästi selline lai küsimus tegelikult, aga meil sellised laiad küsimused ongi. Sageli
jälle, laiale küsimusele lai vastus, et ta võib mõjutada läbi selle, et tekib ebakindlus enda kehaga, oma seksuaalhuvidega, enda enesehinnang võib langeda, siis läheb jälle see, mis me juba rääkisime, mis seal kõik areneda võib suureneda ärevus, rasked negatiivsed kogemused võivad kaasa tuua erinevaid traumareaktsioone, automaatreaktsioone, ka trauma on omaette nii suur teema, et sinna võib-olla täna ei läheks. Et jälle need avaldumise viisid negatiivsetel kogemustel võib olla täiesti seinast seina. Tavaliselt inimesed ütlevad, et ma olen juba ammu edasi liikunud ja ise nagu justkui nagu teadvustab endale, et see on möödas, näiteks oligi halb suhe, see on ammu möödas, ma olen edasi liikunud, aga tegelikult ikkagi sinna kehasse või kuskile jääb ikkagi mingisugune asi, mis siis ühel hetkel täiesti suvalisel hetkel võib väljenduda, et kas see on nii ja mis siis teha? Absoluutselt on nii, et meie keha mäletab palju rohkem, kui me arvame, ja sellised negatiivsed kogemused sageli jäävad kehasse, kas see on ütleme, traumakogemuse mõttes võib olla mingit sorti konkreetse kehaosa puudutus, mingi konkreetne keskkonnategur, kuulame vihmasabinat, temperatuuri muutust, mingit konkreetset heli. Et seal on nii palju erinevaid viise, kuidas keha võib mäletada ja seal tuleb aru saada, et selles hetkes reageerib aju kiirteed pidi, kus keha jõuab reageerida enne, kui meie mõistus või mõte jõuab sinna järgi. Ehk siis me juba kehaga reageerime, aga reaalsuses me võib-olla ei ole mõttega üldse jõudnud sinna kohale, et oota, mis siin toimub, mis just juhtus, kas ma reageeriks niimoodi. Et seda me näeme absoluutselt. Kuidas inimene üldse võiks aru saada, et ükskõik, mis teemad on see siis stressiga seotud, ärevuse, kehakuvandiga, enesekindlusega või üldse nende halbade kogemustega seoses, et millal ta kuidas inimene üldse võiks aru saada, et tegelikult ta ei pea nende teemadega üksi jääma? See oli nii huvitav küsimus, kuidas ta peaks aru saama? Ja kuidas peaks aru saama, et tegelikult nüüd on oleks tegelikult õige hetk vast abi küsida, et ei pea ootama nagu edasi, et kas ma ei tea, ma olen ikka või ei ole. Ütleme nii, et jagada oma inimestega, oma turvaliste inimestega võib alati. Et alustame juba sellega, et kui on oma turvainimesed, alati võib rääkida ja jagada ja millal siis edasi spetsiifilise spetsialisti juurde minna. Kohati on ju ka see, et siis kui ise tunned, et nüüd nagu tahad, et nüüd on aeg, et me ka võib-olla nõuame või surume palju, et kindlasti psühholoogi juurde, aga see ei ole alati vajalik, et see, et ma saan oma heale sõbrale või turvalisele tädile rääkida midagi ja jagada ja ta kuulab mind võib-olla juba päris tervendav. Ja seda aru saada, et kas mul oleks spetsiifilise psühholoogi vaja või mingit vaimse tervise nõustamist. Alati saab perearsti käest küsida nõu. Ja samuti saab pöörduda psühholoogi juurde ja päris mitmel korral esimesel kohtumisel me kaardistame ja arutame konkreetselt läbi, et ütleme, sa tulid siia selleks, et saada šokolaadikooki küpsetada ja ma selge, minul šokolaadi ei ole, ma ei saa sinuga šokolaadikooki küpsetada, ma ei saa sind aidata selles, et kus ma nüüd siis saadan, kelle juurde ma saaks saata, kellel on šokolaad, või siis kas ma saan sulle anda juhised, kuidas sa ise selle šokolaadi leiaks ja saada ise selle enda jaoks teha. Esimene kohtumine aitab päris sageli, et aru saada, kas see edasi üldse on toeks või vajalik.
Ja kindlasti on ka võimalik kirjutada seksuaaltervis.ee, anonüümne nõustamine seal on. Saate täitsa seda niimoodi, et keegi ei teagi, kes te olete, aga saate ikkagi oma konkreetsele ja spetsiifilisele küsimusele vastuse. Muidugi noorte nõustamiskeskused ka üle Eesti olemas on. Siia saate lõppu küsiksin mingisuguseid selliseid häid lõpumõtteid sult, et Okei. Ahah, eks ole. Nüüd jälle, nii nagu saate alustasime sellise hästi keerulise küsimusega. Tegelikult üldse mitte midagi keerulist. Sinu võib-olla sellist 3 mõtet ja soovi noorele, kes täna kuulab seda saadet ja on saate lõppu jõudnud, et mis on sellised põhilised asjad oleksid, mida sa tahaksid, et noor teaks vaimse tervise ja seksuaaltervise nagu seostest või siis üleüldiselt ka vaimse tervise mõttes? Ahah, vaimse tervise mõttes. No üldiselt üks minu lemmikmõtteid, ja nüüd ma räägin estonglish'is natukene, aga mulle meeldib mõelda niimoodi, et lubame seksil olla awkward. Nagu seks ei pea olema ideaalne, täiuslik, alati täpselt vau-efektiga, naudingut pakku, orgasmiga. Ei pea. Seks võib olla natukene veider, kohmakas, naljakas, nii-öelda muutlik. Alguses on tuju, kaob tuju ära, võib-olla tuleb tuju uuesti, me ei tea. Natukene võtame selle nagu pinge sellelt seksuaalsuselt maha, see on nagu selline ooperiakt või nagu täiuslikult lavastatud vahepeal, aga ei pea olema. Las ta olla see, mis ta on. Vaimse tervise poole pealt. Vaimne tervis on ka, et siin koos vaimse tervise ja seksuaalsusega, need on mõlemad muutlikud, et me ei pea siin jääma sellesse, et see, mis on nüüd, see, mis ma kogen ja tunnen nüüd, nii jääbki ja nii ongi, ei ole. Et on erinevaid viise, võimalusi, mida saab teha, võib-olla elu jooksul, nädalate, kuude jooksul elu lihtsalt juba muutub niimoodi, et need kogemused ka muutuvad. Võib-olla on mingit lisatuge, mis aitaks, et muutub seksuaalsus, selle toel võib-olla muutub vaimne tervis, selle toel muutub seksuaalsus, jällegi kumba mõjutab, vaat ei tea. Ja võib-olla üks ka, mis joonistus välja, mis mõjutab nii seksuaaltervist, seksuaalkogemust kui ka vaimset tervist, on see, et äkki oleks hea võtta hinnangud ära. Et me oleme nii suures variatsioonis inimesed ja iga variatsioon on normaalne. Et see ei ole mitte midagi halba olla see, kes sa oled omas variatsioonis, mis sageli toob neid probleeme kaasa, on väga suured hinnangud, kas siis väljaspoolt või see, et me võtame need hinnangud endale sisse ja me hakkame ise endale neid hinnanguid ketrama. Aga kui me võtaks hinnangud enda pealt ära, siis päris palju läheks tõesti paremaks. Aitäh sulle, et sa täna tulid ja täna rääkisid. Minu jaoks tänasest vestlusest väga selgelt jäi ikkagi kõlama see, et seksuaaltervis ei ole ainult füüsiline teema. See on seotud meie stressi, ärevuse, enesehinnangu, keha kuvandi, suhete, turvatunde ja millega iganes veel. Ja võib-olla kõige olulisem mõte ongi see, et kui seksuaalsusega on raske, vaimse tervisega raske või segane, siis see ei tähenda automaatselt alati seda, et nüüd on 100% midagi valesti ja inimene on katki ja tihtipeale tähendab hoopis seda, et on vaja rohkem mõistmist, rohkem ruumi, rohkem tuge ja loodetavasti siis, nagu sa ütlesid ka, et vähem hinnanguid ja nii on meil kõigil palju lihtsam. Aitäh teile kõigile, et kuulasite ja kohtumiseni ja kuulmiseni juba järgmises seksuaaltervise ABC podcastis. Saate toob teieni Tervisekassa.